täna läheb siis Muumi komplekt ehitamisse, et see on komplekt, mida ma olen päris mitu kuud tahtnud juba kokku panna ja nüüd siis lõpuks tekkis võimalus, et noh, tegelikult tahaks üleüldse kõik need karbid, mis siin selja taga on, päris kokku pandud asjadega asendada, et loodetavasti selle aasta jooksul õnnestub neid siis ükshaaval hakata välja vahetama. Ma arvan, et aasta lõpuks ongi siis päris asjad riiuli peal. Aga vaatame natuke siia karbi peale ka, et siin ülemise külje peal on näha, et karbi disainis on kasutatud siis raamatu illustratsioonidest pärit disaini. Näiteks Muumitroll on siis rohkem sellise näoga, nagu ta raamatus on. Ja kui siit ülemist külge vaadata, ma ei tea, kes siit on väga näha, aga siin on ka sellised raamatu illustratsioonid. Aga ma arvan, et ärme sellest karbist siin väga palju räägi, et ma panen komplekti kokku. Noh, mul ilmselt läheb siin võib-olla isegi kauem kui terve päev. Ja teie saate siis vaadata siin kiiret timelapsi. Ma ei tea, hakkab ehitama. Aga igal juhul selline ta siis välja tuli. Enne kui me hakkame seda maja üle vaatama, siis ma annan ka paar väikest nõuannet, et esiteks, kuna siin neid kotikesi on palju ja number 6 ja number 9 näevad küllaltki samasugused välja, siis ma kindlasti soovitan vaadata, et neid kahte segi ei aja. Ja teine väike nõuanne on see, et no põhimõtteliselt see katusega osa, et ma soovitan soojalt enne redeli külge panna, kui te kinnitate selle katusepaneeli. Selles järjestuses on tunduvalt palju lihtsam seda teha. Aga vaatame siis, milline see majaga seestpoolt on. Et nagu ühele õigele komplektile kohane, ei ole ta ainult väljast ilus, vaid on ka seest ilusti ära sisustatud. Mulle väga meeldib, kuidas Fantasy on siin ruumi asjalikult ära kasutanud. Et kui siit vaadata, siis need põrandad on vaheldumisi, et üks on allpool, teine üleval pool. Ja niimoodi on siis sama ruumi siis mitu tuba ära mahutatud. Et vastasel korral vist olekski ainult 3 tubasi ära mahtunud. Aga hakkame siis siin kohe kõige alt pihta. Et siin vasakul küljel on siis köök. Ilmselt paljud teist mäletavad ka, et Muumimamma küpsetas siis puuküttega pliidi peal süüa. Ja siin siis ongi see pliidikene ja sealt läheb korsen välja. Ja noh, siin paremal pool väikesed kapid, kraanikauss ja siin kõige taga on sahtlid, mis käivad ka lahti. Et kui on soovi, siis saab siin sahtlis ka asju hoida, et mingisugused klaasnõud või hõbemündid või mis seal on. Ja siin köögi kõrval on siis söögituba. Paistab, et kellelgi on praegu seal sünnipäev või on mingisugune muu pidu, et laua peal on tort, on teekannud, teetass ja seal tagapool on ka väike kauss, kus ma ei saagi seda kahvlit kätte, aga seal on kahvel sees. Ja siin tooli peal on üks väike raamat ja noh, mulle meeldib näha, et see pole ainult tühi raamat pandud, vaid siin ka natukene teksti juurde pandud. Mingisugune raamat lohedest või draakonitest ja noh, siin ka väike vihmavari ukse kõrval. Aga lähme siis ülemisele korrusele. Teisel korrusel on siis elutuba. Seina peal on siin pendliga kell, et mis see kell praegu näitab. 10 läbi mingi 7-8 minutit äkki. Seina peal on ka väike latern, et pime ei oleks toas. Tagaseinal siis on pildid, et ma nüüd ei mäletagi, kas need olid muumide sugulaste pildid või on see Muumipapa ja Muumitroll seal. Nii, aga siin kohe kõrval siis on Muumipapa töötuba, kus ta kirjutab oma memuaare või teeb muud huvitavat. Laua peal on lamp ja siin on väike kapp ka ja ma ei tea, kes seda näha on, aga siin taga taustal kapil on ka maailmakaart. Liigume võib-olla siis ühe korruse jälle ülespoole.
siin on siis Muumitrolli tuba, siin on voodi, vaiptool, üleval on siis riiul talle oluliste asjadega. Nii, ja siin see viimane tuba tegelikult on pööning. Et noh, pööning muidugi peaks olema siin pigem, aga kuna siia seda teha ei olnud võimalik neil ilmselt, siis nad otsustasid ikkagi maja pinna sisse ära disainida selle. Noh, nagu siin näha on, seina peal jälle maalid, pikksilm, laeva rooliratas ja gloobus, millel enne tähelepanu unustasin tuua, et siin on kardinad tehtud ja kardinad on siis ka nööriga kinni seotud, nagu näha. Et võib-olla siin kuskil mujal köögis on võib-olla natuke paremini näha, et jaa, siin iga detaili peal on väga palju mõeldud. Et noh, natuke kaugemalt ka siis täisvaade kogu sellest maja sisemusest. Aga jah, õige, seda ma unustasin ka mainida, et seal on puupliit ja siin on tegelikult ka, ma ei tea, kes siin näha ka on, väga hästi ei ole. Võib-olla kui ma selle ära võtan, siis on paremini näha, et siin on ka puualud ilusti olemas. Te ei pea kuhugi metsa puid otsima minema, vaid puud on kohe maja juures olemas. Saab siia pliidi alla tule teha ja saab teha süüa. Aga jah, sisemusest siis praegu kõik. Aga võib-olla vaatame korraga juhi selle peale, et see küllaltki standard asi, noh, natuke jämedam võib-olla kui enamikel komplektidel, et noh, eks siin ehitamist ole omajagu, mul läks peaaegu 9 tundi, et see asi kokku panna. Aga noh, ma ei tea, ega siin midagi nii väga uut ei olegi, et küllaltki standardne värk. Ja sellega saigi siis tervele majale tiir peale tehtud. Et minu arust Pantas on päris hästi hakkama saanud sellega, et siin on päris hästi seda muumi hõngu tunda. Ja kui ka sul tekkis huvi selle komplekti vastu, siis mine kindlasti sanmura.ee. Meil on see muumimaja komplekt täitsa saadaval ja noh, ka siis mõned väiksemad muumiteemalised komplektid. Aga jaa, et kui on soov veel ka edaspidi vaadata ehitusvideosid, siis noh, siin on päris mitu kohta, kuhu veel mahub neid juurde, et selle aasta jooksul tahaks kord kuus uue ehitusvideo teha, nii et 11 videot on veel tulemas. Seega jah, kindlasti subscribe'i või kui oled mõnel teisel platvormil, siis jälgi. Aga minu poolt muus osas siis kõik. Paneme niipidi.